start recording, nüüd salvestab. Aga ei, mis mulle nagu nüüd muret tekitab, on see, et Pierre on otsustanud oma poe kinni panna, me jäime hiljaks. Mis aeg osta täna seemneid. Ja, nii et me peame olen nii ähmi täis, homme tulema. Siin on aja arvamine ja kõik muu väga sassis praegu. Siuke tunne nagu mängiks esimest korda, nagu mingi eksam oleks. Ma juba oskasin mängida seda mängu ja nüüd mul on pea laiali otsas. Ja mina olen unustanud, kuidas seda mängu mängida. Ma tulen aitan sul kasta. Aga tere kõigile, kes on tulnud vaatama juba. See on siis esimene peatükk meie tõesti õigusest. Tere tulemast Vargamäe farmi kroonikaid vaatama, meile kaasa elama. Tõe ja õiguse läbilugemine ei ole selle striimi vaatamise kontekstis eluliselt oluline. Ma ei ole seda isegi teinud. Väljaspool seda mängu see loomulikult on eluliselt oluline. Ja ma ei tea, me oleme Ivoga juba väga kaua aega rääkinud Stardew Valley'st. Meie podcasti alguspäevadest saadik on kohati jäänud selline mulje meile endile ja ka teistele, et meie saatesari ongi tegelikult Stardew Valley teemaline podcast peamiselt ja siis natukene ka Kanye Westi teemaline. Kanyest me oleme nagu loobunud põhjustel, mida ei pea võib-olla selgitama. Meil on salvestatud uus osa ja seal me selgitame, miks me Kanyest enam ei räägi. Aga Stardew Valley juurde me jõudsime lõpuks tagasi ja kuidagi niimoodi, et Ivo on nii pikalt rääkinud Stardew Valley'st, ma kuidagi ei saanud sellele mängule pihta või no see lihtsalt kuidagi ei hakanud mulle niimoodi külge, nii nagu Ivole, sest et Ivo, sa oled ikka nagu hästi palju mänginud seda mängu, ikka nagu 100 tunde vist. Ja nii Switchi kui arvuti peal hästi palju. Mind natuke teeb murelikuks, et siin on inimene kes on kirjutanud, et see, keda ekraanil näha pole, kirjeldab oma tegevusi. Ma mõtlen, et kas ikkagi kõik näevad sama pilti. Ma loodan, et meid mõlemaid on näha. Ma praegu jooksen ringi ümber Ivo. See on Jim. Või siis mis iganes su nimi oli, Popcorni mees või midagi siukest. Popcorn Pope. Popcorn Pope, jah. Et jah, praegu on mingisugune selline setup meil, et kallid vaatajad, te näete seda, mis toimub Ivo ekraanil ja mina olen nii-öelda sellise külalisstaarina siin figureerin pisteliselt. Kuule, kas peaks magama minema? Ma just mõtlen ka, et peaks päeva ära lõpetama. Või käime kalal ka. Mul ei ole õnge. Meil ei ole õnge veel. Ei saa käia. Yeah. Oleks dünamiiti vähemalt või harpuungi, aga ei ole midagi. Kuidas me majad jaotame? Kas sina lähed täna sauna või mina lähen täna sauna magama? Me võime seda jagada ööde vahel. Ma lähen ise sauna. Ma lähen täna ise sauna, kuna ma seal ärkasin. Aga kas... juba läksid. Head ööd ei soovin ei, suva. Kui nii, siis nii. Head aega, hästi tore päev oli. Head ööd. Aga mis juhtub, kui sina lähed magama ja mina ei lähe? Ta ütleb mulle, et waiting for other players, nii et ma lihtsalt siin laman voodis, kuni sa magama. Ma lähen ka magama siis. Popcorn Pope läks ka magama. Võt kui hea. Aga ühesõnaga tere hommikust. Mis murdepunktiks meie Stardew Valley partnerluses sai siis see, et eelmise aasta lõpus ma olin depressioonis ja siis kuidagi selles depressiivses seisundis, mis kestis üsna pikalt, hakkas Stardew Valley kuidagi endast märku andma ja see osutus hästi rahustavaks. Kuule, tule kastma, mida sa vahid siin postkõst? Rõõmu tekitavaks. Kohe tulen hästi kosutavaks ja rahustavaks ja rõõmu tekitavaks selliseks tegevuseks ja
ja nii et ma leidsin enda jaoks avastasin Stardew Valley enda jaoks tänu depressioonile, nii et või sorry, Ivo, ma lõin kirvega meie väikse selle idu puruks. sa lihtsalt hävitad meie saaki. Ma ei saa aru, mis toimub. Kohutav. Nii et kõigile vaatajatele, kes ei ole enda jaoks Stardew Valley't avastanud või ei ole seda viimast nagu klikki ära käinud, et siis võib-olla oodake ära, kuni te langete depressiooni. See võib tuua teid Stardew Valley'le lähemale. Kõlab nagu Stardew Valley selles suhtes, et ma arvan, et Stardew Valley sobib kõige paremini sellist. Mis kell pood lahti tehakse? Kas sa lähed seemneid ostma mingi hetk või ma käin ise ära? Tead, meil on täna vaja 2 asja teha. Meil on vaja täna võtta seemned osta ja siis me peame õngele järgi minema, aga lähme koos tegelikult. Mind ikkagi huvitab see, et kas meie rahapott on ühine või on meil 2 eraldi rahapotti. Tuled sa mulle järgi, kus sa jääd nüüd? Jah, ma tulen. See on lõbusam vaadata, kui me 2 oleme siin ekraanil. On ju? Ma ei tea, kes meid vaatavad. Kas teil on lõbusam vaadata, kui me oleme 2 ekraanil? Nüüd on 5 inimest, me oleme kaotanud 1 inimese vahepeal. Stream on nii igav. See on loomulik kadu. Pood on lahti, yes. No, nii, ja ostame parsnipsiide. Kas sinul läheb raha ära praegu või? Jaa. No, nii et meil on ühine rahakott järelikult. Okei, lähme istutame need ära ja siis võiks vaadata seda õngevärki. Sest energiad on meil vist erinevad. Ma tahaks loota. Kuidas selle chatiga siin lood on, et ma saan seda vaadata ilmselt ainult teiselt ekraanilt, on ju, et ma siin mängu ajal ei näe? Mängu ajal ei näe, jah. Samal ekraanil. Mul on siin väike iPad on kõrval, kust ma vaatan meie streami. Meil on nüüd 25 parsnipi vaja, see on 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no ma ei tea, teeme siia hulga põldu juurde. Vaata, et sa igaks juhuks hoiad meile energiat ka siin töö tegemiseks. Okei. Jälle süke, manitsesid oma sulast praegu, või? Jah. Ma olen sellest... Räägi. Ei, ma olen sellest hästi obsessiivne Stardew Valley mängija. Okei, väga hea. Huviga õpin sind tundma siin reaalsuses. Ma leidsin ühe huvitava kivimi, mille me võime viia selle sepa juurde, kes selle saab puruks prospekteerima. Nii, see on viimane. Nüüd on kõik meie seemned istutatud. Rääkides obsessiivsusest, siis see väike taskukene siin häirib mind. Ja eriti häirib ta mind, et ma avastasin, et siin ju oli 1 puudu. Vaata, ma sellepärast panin ta sinna. Ma arvan, see on nagu, kõik on valesti. Meie põllu sümmeetria on täiesti, põllu feng shui on täiesti paigast ära. On. Ja kõige hullem on see, et need kõik asjad saavad nagu eri aegadel valmis ka. Kohutav. Ma ei ole üldse rahul. Aga ei, see on algus. Anname endale aega kohaneda. Talumehe elu pole meile kummalegi väga liiga tuttav. Chatis kirjutatakse, et Jim tuli tööviisaga kuskil Austraalia farmi aastaks. Sellepärast sind pandigi siia sauna magama. Sa pead vaatama, et sa oma viisast ilma ei jää. Kui see on Austraalia, siis siin puulatvades võivad varitseda väga suured ämblikud. Jah, see on tõsi. See teeb mind natuke ärevaks nüüd. Me peaksime oma esimese kirstu ka tegema, mul on siuke tunne, mul on juba stuffi. Keegi hakkab surema või? Kas sa kavatsed tõde maha õigus, lüüa? Keegi kuskil ikka sureb. Ma panen me esimese kirstu siia esialgu. Siia saab stuffi panna. Aga see on lahe, et me saame mõlemad siit kirstust asju võtta siia panna. Et see on nagu mutual. Kust me oma õnged kätte saame? Me peame randa minema.
Lähme randa. Lähme. Me lähme randa. Me peaksime tegelikult vahepeal mõnema marju ja asju ka korjama, mul on siuke tunne, kas siin on midagi, näed, siin on mingit stuffi. Sest muidu saab mingi hetk energia väga otsa. Okei, see on distraction. Ma olen nii laiali täna. Toome õnged ära ja siis me saame päeval jagada toiminguid, et kes läheb korjama ja kes läheb, ma ei tea, õngitsema. See on selles mõttes praegu väga huvitav väljakutse mängida seda kahekesi, et vaata üksi mängides tekib mingisugune siuke oma rütm ja oma rutiin selles mängus. Ja kahekesi mängides järsku sa pead nagu kogu aeg arvestama teise inimesega, mis on väga harjumatu. On küll ja sellega on nagu ka see jama, et no vaata, see ongi nagu see, et mul lihtsalt hakkas siin mingisugune see vaheklipp mängima, sellepärast ma olen natuke see, kas sinul mängib ka vaheklipp? Ja ma näen vaheklippi niimoodi, et ainult mina olen seal koos Williga ja samas streamis ma näen, et sina oled üksi temaga. Vaata, siin ongi see jama, et tegelikult oleks hea, kui saaks ikkagi seda split screen'i teha, et me saaksime vaatajatele näidata nagu, mida mõlemad teevad, sellepärast, et siis saabki näidata seda, et üks, ma ei tea, käib, otsib midagi. Et kui me praegu nagu läheme eraldi laiali, siis vaatajad näevad ainult mind ja see ei ole nagu ideaalne. No teinekord proovime, kas see on üldse mõeldav. Ma otsisin, et seda ei saa teha niimoodi, et sul on see multiplayer ja pluss siis nagu see... No vast ei ole hullu, me saame ikkagi hakkama. Ma olen hullult kofeiini täis täna. Kus sa oled? Ma tulen kohe, ma lõpetan jutu Williga. Okei. Et ma olen jube kofeiini täis ja ma käisin korra... tšau! Käisin korra kohvikus, kioskis number 1, mis on mu lemmikkohvik. Ja lisaks sellele, et ma sealt ostsin ühe cappuccino, ostsin ma sealt ka lihtsalt koju kohvi ja kui ma juba olin nagu kohvi ostnud, et siis ma mõtlesin, et peaks seda ka kodus tegema, nii et ma kohe sellele ostetud kohvitassile sealt kioskist tegin kodus kohvi juurde ja siis ma jõin just ühe Coca-Cola Zero ka, nii et väga hea. Täpselt siuke õige zen seisund on sul siis ilmselt praegu, et mängida sellist mängu nagu Stardew Valley. Sa said kala kätte, heeringa. Ma sain heeringa. Vaatame, kumb tõmbab suurema kala järgmisena välja. Mitu tolli tuleb? Sa tahad iga olukorra muuta võistluseks muidugi. Jah, on väga competitive hetkel. Nii, mul on 8 tolli. Ma kardan, et ma kaotan, sest see oli sardiin. Tõmbasin oma väikse sardiini välja. Ma tõmban siit kohe mingi angeri välja, kes on 5-meetrine. Kui pikk on kõige pikem angerjas? Üldse maailmas või? Jah, tahaks teada. Pikim angerjas, kes on kunagi elanud. Kuidas angerjas on inglise keeles, tead sa? Eel peaks olema. Longest eel in Ivo, the world. usu või ära usu, aga sa võitsid selle võistluse. Paganas, see on ikka väga suur üllatus. Okei. Kõige pikem on 9,8 jalga. Palju see siis nagu normaalses mõõdusüsteemis on? Kõige pikem angerjas on 2,98 meetrit pikk, peaaegu 3 meetrit pikk angerjas. See on ikka väga pikk ju. See on tõesti. See on nagu ehmatavalt pikk. Ma ei tahaks näha 3 meetrist angerjat, ma arvan, et ma kardaks. Lööks pelgama. Ja see oleks päris jube vaatepilt, ma arvan. Kas sulle angerjas maitseb muidu? Mulle ei meeldi üldse ükski kala, ma ei söö kala. Kuidas ma ei teadnud seda sinu kohta? No selles suhtes see on nagu, ma lähen, see on nagu siuke asi, mille pärast enamus mu sõbrad nagu narrivad mind. Ja ma lähen ilmselgelt liiga detaili siin streamis sellega ja siis saavad ka võõrad inimesed mind norida.
kuigi õnneks meid vaatab hetkel ainult 5 inimest, millest üks oled sina ja teine mina. Korja sa võid selle ära korjata siit, vaata. Need, siin on mingi stuff. Mul on inventory täis. Et ühesõnaga, et ma söön kala, aga ainult... Mul on ühine inventory. Päriselt või? Tuleb nii välja, jah, sest mul on ka täis. Või siis... Ei, ma arvan, et meil on mõlema eraldi täis. Yeah. Et ühesõnaga, et ma söön kala, aga ainult sushit lõhega. See on kõik. Ma ei saa lõhe üheski muus kontekstis ja ma ei saa ühegi muu kalaga sushit. Aga sushit lõhega... Sa söödki ju kõige mõnusamat kalarooga. Parim kogemus ja ainult üks. Ja parim. Vot, ma lähen täna siis ise sauna magama. Vaatan, kuidas seal on see olukord. Okei, ma proovin kuidagi meie tänase saagi sinna kirstu panna. Jaa, seda kõik on nii harjumatu hiire ja klaviatuuriga. Ma panin omale kamina põlema sinna sauna, see on päris mõnus soe. Aga sa tahad saagi ära anda kohe või? Ma arvan, et me midagi peaksime koguma ka. Midagi peaks koguma, aga mul tekkis väike nagu rahaisu. Ok, ma müün maha ühe tahtsin teenida võilille. Raha. Nii, aga ilusad tund sulle, Jim. Jaa, hea tööd. Ma lähen, käin tualetis päriselus. Sa mõtled mängus või päriselus? Päriselus ja siis ma olen tagasi. Okei. No okei. Aga sa alusta päeva juba siis? Tead, ma ei taha päeva alustada, me raiskame aega sellega ära, ma arvan. Et ma enne lasen sellel päeval pigem nagu siis lõpuni vedada. Ma lähen vaatan õue korra. Vaata, et üle väsimusest kokku ei kuku. See on asi, mis võib juhtuda, kui sa ei lähe voodisse. Okei. Ma siis lähen magama, kui ma tunnen, et läheb liiaks. Okay. Aga käi siis ruttu ära. Olen tagasi mõne hetke pärast. Peaksin tegema omal ühe väikse tõrviku siia, ma arvan, sellest oleks kasu. Ma saaksin panna ta, näed, siia maja ette kohe, ma arvan, see on siuke hea. Siis ma saan tõrviku valgel olla. Ma loodan, et teil on põnev meid vaadata ja kuulata. Ma tahaks, et teid oleks rohkem. Aga eks see ongi siuke alguse värk. Ma kunagi õudselt tahtsin seda mängu mängida nagu kellegagi koos, aga keegi ei tahtnud, see on vist asi, mida ma olen saates ka mitu korda rääkinud, et keegi ei tahtnud minuga mängida Stardew Valley't. Ja nüüd ma olen nii elevil, et ma pole aasta või rohkem seda mängu niimoodi aktiivselt mänginud ja kohe nii põnev on. Nii põnev on. Näete, me saime tänase päevaga, teenisime 188 kulda. See on väga ok. Nii. Hästi imelik on olla siin striimis üksi. Ei oskagi nagu midagi öelda. Kuidas teil läheb? Ma tean vähemalt, et on 2 inimest, kes meid vaatavad. Üks on Guess Who ja teine on It's Sir Matteus. Ma loodan, et need on 2 erinevat inimest, mitte üks, sest muidu oleks veel vähem inimesi, kes meid vaatavad. Mul on täna juba väga aktiivne päev olnud, lisaks sellele, et ma käisin väljas kohvi järel, siis ma filmisin ka prügikaste, monteerisin ühte videot, tegin sellele videole helinduse, tähendab siis nagu, ma ei tea, muusika taustaks, ja nüüd ma olen siin striimimas. Ja mul on veel oma ajagu asju teha, näiteks kas või see sama video lõpetada. Ja popkulturistid lõigata,
mõned fotod võiks töödelda. Väga tihe pühapäev tuleb välja. Kuidas teie pühapäev edeneb? Jim tuli tagasi. Nii. Sa võid vahepeal ise seletada korra, ma vastan ühele sõnumile, mis mulle tuli. Ahah. Algab uus päev. See on siis 3. päev meie Tõe ja õiguse saagas. Ja see päev ei saa alata enne, kui sa paned ka okei, Ivo. Ja ma tean, ma lihtsalt vastan ühele sõnumile ja siis sa saad vahepeal seletada. Selge. Chatis saadetakse meile tervitusi vihmasest Hollandist, tervitusi täiesti sinise taeva ja ereda päiksega Tallinnast. Kuidagi Tallinnale ja Eestile mitte iseloomulikult, arvestades seda, mis kuupäev praegu on kalendris, on täna väga kevadine õhk ja kevadine valgus. Ma natuke tahaks kuulda veel, Ivo, sinu suhtest Stardew Valley'ga, sest et see on ikkagi kestnud oluliselt pikemalt kui minu suhe selle mänguga. Nii et ma küsin sult selle kohta kohe, kui sa oled oma sõnumineerimise kohustused ära täitnud. Ja ma ise võtsin väikse ampsu banaani. Mida sa sööd? Talumehe elu on raske ja keha vajab toitu. Kui ikka päevad läbi rügad õues. Loomi meil veel pole, aga eks see kivide lõhkumine ja kas me peaksime loomad üldse võtma, arvad sa? Ma olen natukene selline nagu 50-50, et kas loomapidamine on üldse nagu okei. No mina kanad vähemalt võtaks. Okei, võtame kanad. Aga sinna on veel pikk maa minna. Me peame ette valmistama, me peame raha koguma ja ressursse, et üldse kanala ehitada. Ja me peame ka inimestena küpsema, et olla kanade vääriline. Kanad on väga targad linnud. Nii, ma lõpetasin nüüd sõnumineerimise ära ja alustame uue päevaga. Ma võin rääkida küll oma suhtest Stardew Valley'ga. Kusjuures mul on tunne, et see on selles mõttes natukene... meil on täna ka vihmane päev muide. Näed sa? Täitsa lõpp. Ja üks seeme on ära söödud. Oli siin meil vares. See on jama alles. Aga mis ma tahtsin öelda, et see on ilmselt teatud mõttes sarnane kogemus sinuga sa oled ära läinud. Ma ei märganudki, et sa läksid ära. Meie stream on ikka kohutavalt nagu ebaprofessionaalne. Kus sa läksid? Ma olen siin samas, ma võtan endale natuke süüa, Ivo, oota. Aga räägi, ma tahaks kuulda, kuidas sa jõudsid Stardew Valley'ni ja mida sa kuuled või? Okei. Ja kui sa kuuled, siis ma võin rääkida. Meil täna kastmist ei ole vaja teha. Aga ma arvan, et see on väga paljuski sarnane sinu kogemusega, sellepärast, et ka mul oli ta nagu väga sellistel rasketel vaimse tervise hetkedel pigem abiks. Ta ei olnud küll nüüd nii, et ma depressiooni tõttu või abil või kuidagi nagu sellega seoses selle mängu kuidagi avastasin või leidsin, aga ta on olnud mulle selline ustav kaaslane läbi päris mitme aasta. Ja ma just mõtlen, et millal ma seda esimest korda mängima hakkasin, ma isegi
ma ei mäleta, ma tean nii palju, et tol hetkel ma elasin veel Koidu tänaval, mis on siis see esimene kodu, kus me hakkasime koos sinuga popkulturiste tegema. Ja nüüd ma ei ole seal elanud juba alates aastast, ma ei tea, 2017 või nii. Stardew Valley, jah, mis ma tema kohta ikka oskan öelda, ta on ilmselt mäng, mida ma olen kõige rohkem üldse oma elus mänginud. Ma üritasin kunagi teha enne ka Stardew Valley live stream ja mul oli selline geniaalne mõte, et geniaalne, ma kasutan siin jutumärke, mõte, et läbi Stardew Valley ma võiksin õpetada inimestele Euroopa Liidu poliitikat. Spetsiifiliselt roheleppega seotud poliitikat, et räägin sellest, kuidas põllumajandusel on keskkonnamõju ja kuidas ressursside liigsel tarvitamisel on keskkonnamõju ja kõik muud siuksed asjad. Aga seda striimi vaatas 2 inimest ja üks neist kadus ära poole pealt. Jah, no siis pole üldsegi väga teistsugune üritus. Hetkel on 4. Hetkel on 4, nii et ka need, kes siin need 6, see number, millest 2 me, nagu me ütlesime, oleme juba meie. Ja, nii et neid siin järjest jääb vähemaks ainult. Aga veel kord tervitused kõigile, kes on tulnud vaatama ja kaasa elama meie uuele peatükile meie ühises elus. Mis sa arvad, kas läheks metsa? Otsiks metsast põnevaid asju? Lähme metsa. Ma panen oma tööriistad ära vahepeal. Mul on sulle ettepanek, Ivo. Nii. Et võib-olla võiks teha nii, et iga päeva lõpus me teeme väikse sellise debriefi ja arutame, et mis läks hästi, mis läks halvasti. Okay. Ja siis ja iga päeva alguses teeme plaani, mida me täna teha tahame. Okei. Väga hea. Sest et siin on tegelikult nii palju võimalusi ja see on üks asi, mis mulle hästi meeldib selle mängu juures, et kui ma võib-olla seda esimest korda mängides, me võime jalutada metsa juba samal ajal, kui me siin jutustame. Lähme. Et võib-olla esimest korda, kui ma seda mängisin pandeemia ajal, siis ma olin natuke mures, et kas ma teen asju õiges järjekorras, kas ma pööran õigetele asjadele tähelepanu siis, kui on aeg neile tähelepanu pöörata. Aga mis mulle siis selle mängu juurde tagasi tulles selgeks sai ja mis mulle hästi meeldima hakkas, oligi just see, et jah, siin on hästi palju erinevaid tegevusi, millele saaks end teoreetiliselt pühendada või mitte ainult teoreetiliselt, vaid saabki ka praktikas, siis siin ei ole nagu õiget ja valet. Siin mängus ei saa nii-öelda läbi kukkuda. Ma ei võtnud kõpla kaasa. Kas sa võtsid kõplamistöörista kaasa? Mul on alati kõplas kaasas ka päriselus. Ma ei lahku kunagi kodust ilma kõplata. Siis sa saad need ussid siit üles kõblata. Kas ma oma kõblast sulle laenata ei saa kuidagi? Ei saa. Nii. Et jah, lahe ongi see, et sa saad siin lihtsalt toimetada omas tempos ja teha, mis sa tahad. Kui tahad, siis sa võid minna koobastesse seiklema ja kollidega võitlema ja kujutada ette, et see on mingisugune seiklus RPG. Kui sa tahad, siis sa võid hoopis hakata siin külaelanikega liini ajama, sa võid hakata siin sõprust või armastust otsima või mõlemat. Polegi veel külaelanikega rääkinud täna. Me ei ole kedagi näinud ja võib-olla siin ei elagi kedagi peale meie. Võib-olla tõesti. Ja ikkagi vargame. Kui tahad, siis võid tegeleda põlluharimisega ja kalastamisega ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Siin on isegi väike süke arcade, mis on ülilahe. Ja seal on paar mängu, mis on päris keerulised. Jaa, need on üllatavalt head minimängud. Ja võt see on ka nagu hästi mõnus, et need uued mehaanikad või uued võimalused kuidagi ajapikku avatakse, et mingi hetk antakse sulle mõõk ja mingi hetk antakse sulle õng ja suhteliselt kohe mängu alguses, aga nagu esimestel päevadel sul on lihtsalt peamine eesmärk see, et sa kasvataksid oma need, kuidas see parsnip eesti keeles on, parsnipi üles, juurikad üles. Ja siis niimoodi päevalt hakatakse sulle asju juurde andma. Sa oled jälle ära läinud.
ma ei nagu, kuna ma ei vaata siiapoole, ma ei saa aru, millal sa ära lähed. Ja siis ma mingi hetk vaatan striimi ja näen, et sa oled ära läinud. See on nii segadust tekitav, Jim. Miks sa käid ära kogu aeg? Praegu ka jälle, sa oled ära. Ma näen sind siin mängus, sa püüad kala, aga tegelikult sind ei ole. Väga pettumust valmistab. Kus sa nüüd oled? Ma olen väga pettunud. Jim. Vabandust. Tuhat vabandust. Nüüd sa oled tagasi. Ma olen tagasi, ma tegin endale kiirnuudleid, sest et õige talumehe eine ikkagi on kiirnuudel. Ma just mõtlesin, et ma ei jõua enne striimi süüa teha. Siis sel ajal, kui sa siin vetsus käisid, siis ma meie kuulajatele, vaatajatele selgitasin, et ma lisaks sellele, et ma hommikul käisin kohvi toomas, siis ma monteerisin ka ühte videoklippi, vahepeal käisin juurde filmimas prügi sinna videoklippi juurde, siis ma hakkasin helindama seda videot. Ühesõnaga hästi palju toimetamist ja tegemist on hommikul olnud, nii et enne striimi ma ei jõudnud süüa teha ja tellisin omale sushit. Nii et veel viimased nii-öelda minutid enne seda, kui me lubasime, et me hakkame seda asja siin üles seadma, ma sõin. Siis sa oled natuke paremas seisus ikkagi. Sest et ma jõudsin täpselt minuti pealt meie kokkulepitud ajaks koju ja ma ei jõudnud süüa, aga ma nüüd siin mugin siis niimoodi Vaheldumisi mängimisega. Sain natukene ka rohelist vetikat sain natukene ka, panin praegu taskusse. 2 kala. Kuhu sa nüüd jooksid? Kas sa lähed koju või? Ei, ma kõnnin veel siin metsa vahel ringi. Ma mõtlesin, et äkki me leiame veel siin midagi head. Ma tulen sulle vastu. Tšau. Nii, kell hakkab 7 saama. Kas astume kõrtsust läbi ja ütleme inimestele tere või? See on hea mõte. Lähme õhtul vaatame, lähme tutvustame ennast. Jaa. Üks noor paar. 2 uut noormeest on kolinud linna. Jaa. Muidu hakatakse kuulujutte meist levitama, et mingisugused imelikud kõhedad erakud tagatalust. Mulle tuleb see Little Brittani nali meelde, et the only gay in the village. Nii. Me oleme päris heas nagu tempos jookseme praegu. Kus läksid? Kas see läks ikka koju? Läksin linnapea koju. Sorry. Sa arvasid, et linnapea kodu on kõrts? Jah. Vaata, kui rahvast siin on. Kas teeme ühed õllet ka või? Kas meil on raha nii palju? Ma ei tea, kas 2 õlle jaoks on. Oi, ma viskasin õlle kõrtsmikule lauba vastu. Meil ei ole isegi 1 õlle jaoks raha, Jim. Ei ole või? Siis peaksin rääkima inimestega, äkki keegi teeb välja. Kuule, aga me astume 2 peale ühe selle pika saia baguetti. Ostame 2 peale. Ostame 2 peale pika saia. Miks ma ei saa osta seda? Kas sa juba ostad seda? Ei. Palju see maksab? Ma ei saa osta võib-olla sellepärast, et mul ei mahu enam midagi taskusse ega kätte. No las ta siis Viskan selle söetüki maha. Ärme raiska raha. Tead, las ta olla. Mul on kõht täis. Siia sul tulevad kohe nuudlid. Okei. Aga ma lihtsalt ütlen tere. Tutvume parem inimestega. Neiule siin, kellega ma oma teises Stardew Valley versioonis, see on selline multiversum ja selles multiversumi teisel ajajoonel ma olen temaga juba väga hästi hakanud läbi saama. Midagi susiseb. See on see Leena või? See punaste justega? Liia, jah.
ka minu oma kõige esimeses mängus, mis ma kunagi Stardew's mängisin, võtsin ma ta omale naiseks. No võt, näed siis. Meil on ühised huvid. Meil, jah, hea, et me kaklema ei läinud selle ühe neiu pärast. Ma praegu kogemata peaaegu lõin Liiat selja tagant kirvega. Mul on tunne, et see versioon Popcorn Pope'ist ei ole võib-olla kõige stabiilsem inimene. Sa oled sadist. Oota, nüüd ma lõin lauda kirvega, kuidas ma saan... Okay. Vali mõni teine tööriist. Miks sa pead kirvega ringi käima? Aga see neiu naeratab mulle sellegi poolest, ütleb, et tal on hea meel minuga tutvuda. Nojah. Kas ta ütles seda ma arvan, et ta kardab sind. Ma lõin jälle kirvega lauda. Ma pean ära minema. Mine ära. Ma olen üle väsinud, ma arvan. Kes suu kirjutas, et parsnip on pastinaak? Pastinaak, okei. Oota, sa läksid juba ära või? Sa jooksid minema? Ma tulin välja, sest et mul hakkas piinlik. Okay. Ma ei tahtnud, et see neiu mind kartma hakkaks. See ei olnud mu kavatsus. Väga hea, et sa ära tulid sealt. Ära käi kirvega ringi, see on nagu ebaviisakas. Päev hakkab juba otsa saama. Kuule, me peame kiire debriefi tegema. Kuidas tänane päev sinu meelest oli? Me peame kohe magama minema. Me improviseerisime, meil ei olnud plaani. Ma võin ühte külaelaniku seljatäis kirvega peaaegu. Ei läinud väga hästi. Ma lähen täna ise sauna. Okay, mina täna sauna. Ma ei vääri seda sooja voodit meie peahoones. No aga mõtle selle peale, et tegelikult vihma sadas, nii et me ei pidanud kastma oma pastinaaki. Seda küll, jah. Me saime metsas käidud kalal natukene, et pole nagu paha. Pole paha. Ma siis premeerin ennast ühe kiirnuudli ampsuga. Ma sain level 1 proficiency foraging. Väga hea. Väga hea. Jälle kuradi vares. Raisk, ma ütlen. Siin tuleb hakata maad parandama. Mul on siuke tunne. Sa sööd seal peale, sa ei saa praegu rääkida. Sa ei näinud, et vares tuli ja võttis ära meie ma tulen vaatama. Pastinaagi. Kuradi vares. Raisk. Võt selline asi ajab marru. Selline asi ajab marru. Tuleb ja võtab ära lihtsalt. Kuule, kas teeme koosoleku? Teeme koosoleku. Ma samal ajal kastan, aga... anna andeks. Nägid sedagi. Kuradi, Jim. Sa me ei saa ühtegi pastinaaki niimoodi lõpuks. Vares, et me ise läheme kallale neile kirvega. Lõin meie... Kuhu me jõuame niimoodi? Küpseks saanud pastinaagi kirvega sodiks. Palun vabandust, ma ei... Huvitav, kas päriselus ka selline vabandus läheks läbi kohtus näiteks, et kogemata tulin kirvega. Ma kogemata mõrvasin selle inimese kirvega, sest et ma pole harjunud hiire ja klaviatuuriga läbi elu liikuma. See kõlab natuke nagu kus on Apple Vision Pro peal, et siis ma ei saanud aru, kelle poole ma lähen parem. Dinosaurus oli ees. Kirves käes. See on küll asi, mis kindlasti juhtub ühel või teisel hetkel tulevikus. Ilmselt küll. Et keegi reaalselt sooritab mingi kuriteo kogemata, sellepärast, et ta ajab reaalsused omavahel sassi. Yeah. Nii, kuule, aga koosolek, et mida me tahame täna saavutada? Kastetud on, see on suur asi. Meil ei ole veel mõõka, nii et ma tahaks minna nagu sinna maa-alustesse kaevandustesse. See oleks väga lahe. Aga mõõga me saame sepalt või? Ei, selleks on vist vaja mingi päev ära oodata, ma ei mäleta mitmes päev. Aga me võime minna uudistama sinna juurde, äkki see triggerdab meile mingi eventi. Lähme vaatame sinna. Mul on 11 28 inimestest tervitatud, nii et me oleme teel esimese tervituse eesmärgi täitmiseni. Tuled sa minuga? Kus sa läksid? Ma ei kuulnud sind vahepeal üldse, Ivo, ma ei tea, mida sa rääkisid. Aga sa nüüd kuuled jälle? Nüüd ma kuulen sind jälle. Sa rääkisid midagi 28 inimesest, aga ma ei saanud meil on tervitatud 11 inimest 28. See on siin mängus üks missioon kohe alguses. Okei.
kas sa vastasid mulle teemal, kust me mõõga saame? Jaa, vastasin küll. See on minu meelest üks päev tuleb ära oodata, mingi päeva hommik tuleb siis see mingi kohalik Adventurers Guild inimene ja annab mõõga. Okei, aga me võime ka minna sinna vaadata, et äkki ta annab mõõga, kui me sinna juurde läheme. Jah, lähme räägime temaga. No, ma räägin siin Liinusega ka. Näed, vaata, siin ongi see, et see mängus on niimoodi tehtud, et siin on mingi varing olnud ja nüüd seda varingut kõrvaldatakse mingi hulk päevi. Nii et me ei saagi. Mis meil plaan võiks olla täna? Kas püüame kala? Püüame kala. Sa sööd nuudleid hetkel veel lisaks kõigele. Mul on endiselt kerge nohu. Mul on siuke tunne. Nina on natuke kinni. Huvitav, kas kala püüdes nagu päriselus tohib laulda? Kuidagi meenub, et tavaliselt peaks hästi vaikne olema, kui kala püüda. Tavaliselt küll, jah. Aga samas see tundub nagu ideaalne koht või aeg, millal laulda. Ma arvan, et sa pead lihtsalt oskama laulma ja pead oskama sellist sireeni laulu laulda. Niimoodi undama peab. Ma ei tea, kuidas sireenid kalu endale lähemale meelitavad. Kas sa tahad, ma näitan sulle oma lemmikalastuskohta siin mängus. Tule minu juurde. Siin on kala püüda, kõige parem. Siit on võimalik ka legendaarset kala saada. Hetkel on veel see kalastusvõime mul nii madal, et ma ei saaks teda kätte. Aga siin üldiselt on hea kalapüügi koht. Kas teeme jälle võidu, et kes saab järgmisena suurema kala? Teeme. Ma sain just perfektsel 15 tollise. Perfektsooritusega sain 15 tollise bullheadi. Wow, okei, vaatame, mis ma saan. Kas vetikas läheb arvesse? Peaks ikka kala kui sa soovid. Ei taha. Vetika mõõtusid ju ei öelda. Jah, vetikal pole mõõtu. Mind häirib väga, et mul on taskutes nii vähe ruumi. See on nagu harjumatu praegu. Sest et mul ei ole tegelikult ruumi enam mitte millegi jaoks. Seljakotti on vaja. Nii. Aga selleks on meil raha vaja, nii et me peame kõvasti kala püüdma. Ja sellepärast me peame ka ikkagi kõik maha müüma, ma arvan, päeva lõpus. Et me ei saa praegu koguda ehitusmaterjale. Ka selle bundli jaoks? Kui me rutem saada raha. Ma ei ole üldse enam hea kalastaja. No vaata, tead see nagu, kas sa ei ole siin teinud seda? Jah. Lihtsalt kui halb kalastaja. Inimestele, kes ei ole võib-olla Stardew Valley't mänginud, siis siin külas on ka üks selline mahajäetud kultuurimaja, kus kummitab. No pole hullu. 11 tolli largemouth bass. Võtta mul näkkas. Et siin on siuke mahajäetud kultuurimaja, see on üks mu lemmik, ma ei tea, selliseid imelikke nüansse selle mängu juures. See kultuurimaja. Ja seal on siuksed heatahtlikud vaimud, kes seal ringi hüppavad. Ja sinna kultuurimajja on võimalik siis viia erinevaid andameid. Ja kui sa viid õigeid andameid sinna, siis sa saad vaimudelt vastutasuks toredaid asju, nagu näiteks võid kasvuhoone endale saada või muud head, paremat ja vajalikku. Mul said taskut ka täis. Demetriusel oleme tere öelnud, nüüd oleme. Me oleme nüüd öelnud 13 inimesele 28-st. Ütles, et aitäh, et sa end mulle tutvustasid. See on kuidagi väga ilus.
oled sa kunagi niimoodi vastanud kellelegi? Ei ole. Kui keegi tutvustab ennast sulle. Aitäh, siin on see kultuurimaja muide, millest Jim rääkis. Siin mängus on 2 võimalikku varianti. Sa võid kas seda kultuurimaja hakata taaselustama või siis sa võid müüa selle kultuurimaja maha põhimõtteliselt siis hingetule Koola korporatsioonile, kes siis selle üle võtab ja teeb sellest oma laohoone. Kas sa oled mõlemat varianti proovinud? Ei ole. Ma ei ole kunagi korporatsioonile maha müünud. Mul on nagu mingisugune probleem sellega, et ma üritan alati olla see the good guy, vaata. Mulle meeldib alati mõte, et ma mängin kõike nagu hästi õigesti, et ma ei... Ja. See on väga huvitav, sest et ma ise ka tunnen harilikult survet, või isegi mitte survet. Mul on lihtsalt kuidagi loomulikum tunne mängida, teha selliseid valikuid mängudes, nagu ma ise päris elus teeks. Aga samas on hästi lahe alati olnud vaadata, kuidas mõned inimesed mängivad rollimänge niimoodi, et nad võtavadki asja tõsiselt, et see ongi rollimäng. Ja teevad hoopis teistsuguseid valikuid, kui nad ise päris elus teeksid, et see võib vahel olla väga õudne ja lõbus. Seda küll, ja koomiline. Aga teeme niimoodi, et müüme maha ainult nagu kalu ja neid, mida me maast korjame, aga ehitusmaterjalid, kivid ja puidu ja siuksed asjad, need paneme kirstu, ma arvan. Okei, teeme nii, see on mõistlik. Sul on õigus. Meil tasuks siin võib-olla hakata seda aeda natukene koristama, et meil on energiat üle hetkel, või minul vähemalt on, et võtaks mõned puud ja kivid maha. Et eks see puu jääb põllu ette, mul on siuke tunne. See on ka muidugi hea, et kui su puu kukub põllu peale, siis päris elus sellest oleks päris suur probleem. Aga siin mängus on kõik fine. Mulle meeldib see, et see kivide lõhkumine ja põllult ära vedamine sobib väga hästi kokku tõe ja õigusega ikkagi. No ikkagi läbivad motiivid. Ja ma poleks tahtnud meie vaatajaid petta väites reklaammaterjalides, et me teeme siin tõde ja õigust ja tegutseme Vargamäel ja tegelikult, ma ei tea, joome lihtsalt lattesid kuskil tänavakohvikus. Et see on ikkagi autentne 21. sajandi tõde ja õigus. Kuidas sa meie plakatiga üldse rahule jäid muide? Ma tegin meile väikese bänneri, ma ise jäin sellega hästi rahule. See oli väga okei bänner. Väga okei. Thanks. Mul ei olnud nagu kõrgeid ootusi. Mul endal ka mitte, sellepärast ma olengi nii üllatunud, et ma hakkama sain. Mul on selle küsimus, kuna sa oled Stardew Valley veteran. Nii. Et kui sa tuled siia minu juurde korra, paned vikati käest. Tšau. Tšau. Et veteranina, kas sina tead, mis sellest hoonest saab? Kui sa selle bandli ära teed, siis siia tuleb kasvuhoone. Siia tulebki kasvuhoone. Vaata, sealt bandlitest ei tule uusi asju, vaid seal tehakse korda mingid asjad, mis on katki olnud. Näiteks buss, mis viib kõrbesse ja nii edasi. Lõpuks saab kino korda teha ja kino on väga äge. Väga lahe. Kinost saab filme vaatama. Okei, kive me siis maha ei müü, on ju? Kive ja puitu ja siukest nagu materjali. Muru ja need võib alles jätta kõik, et siis me saame midagi ehitama hakata tulevikus. Aga päris hilja on, mul on tunne, et peaks nagu minema. Jaa, peaks minema magama ära. Kas sa seda tead, miks need jänese kujukesed on mööda mängu laiali? Ei tea. Jätame selle veel siis müstikaks. Kes täna sauna magama läheb ja kes magab ma läheks hea meelega. Peremehe majas? Ma läheks hea meelega. Okei, homme siis olen mina saunas. See on meie asjade kogumise kirst, on ju? Jaa, miks sa lõid seda? Miks sa kirkaga kallal läksid meie kirstule, Jim?
see on mingi, see on sul kohe nagu probleem. mul on üks haigus. nii, head ööd. Head ööd. Palju me pappi täna teenisime? Ma sain level 1 fishingu. Ja me teenisime 1158 kulda. See on väga, väga hea saavutus. Ma arvan. Nüüd jällegi me kuidagi kõigume siin 5 ja 4 vaataja vahel, hetkel on jälle 4. Mis aeg oleks sinu arvates hea nagu striimimiseks, et kui me tahaks seda nii teha, et meid vaatab rohkem kui 4 inimest või 6 või noh, tegelikult olgem ausad, et noh, lisaks meile 2 siis hetkel vaatavad 2 inimest. Et mis oleks hea aeg? See peaks vist mingi tööpäeva õhtu olema. Ja? Meie peaprodutsendi agendilt tuli praegu küsimus, et miks meie Facebooki üritusel ei ole Twitchi linki. Ma panin sinna discussionisse. Väidetavalt see on discussionis. Jah. Aga võib-olla selle saab kuidagi sinna panna ka nii, et ta on niisama seal olemas. Ühtlasi, Ivo, võib-olla sa tahad kuulda ühte sükest rabavat uudist meie peaprodutsendi kohta, nimelt ta just saatis mulle sõnumi, et kas ta saaks ka seda striimi vaadata, palus linki. Saada talle link. Nii, et see võib olla praegu märk sellest, et ta jälle nagu kannatab meie hääli kuulda ja meie nägusid vaadata. See on väga hea märk. Muidugi see probleem siin on nüüd sellega, et meie praegused kuulajad ei tea seda, et me rääkisime meie peaprodutsendis uues saates, mis on salvestatud, aga pole veel üles laetud. Ei, aga me kuidas öelda, see suur tüli juhtus ju eetris meie eelmises seda küll, jah. Osas. Ivo, tule välja meie need... ma püüan meie eventi leida. Meie raske töö on kandnud vilja, kui sa oled eventi üle vaadanud, siis sind ootab ees rõõmustav üllatus siin samas Aiamaal. See on väga hea, ma uuendan meie eventi ära, nii et sinna tuleks ka link. Aga miks ta ei tule ilusasti? Kas sa jäid Eesti laulu võitjaga rahule? Jaa. Ma jäin väga rahule. Ma ei saa uuendada seda linki, sellepärast et ütleb, et ma pean siis algusaega muutma. Ma järgmine kord teen paremini. Jah, teine kord teeme paremini. Jah. Väga jama. Ma jäin ka rahule. Selles suhtes see on siuke Palagani lugu, aga selles mõttes nagu hea Palagani lugu. Me saime koera, Jim, me saime koera. Kus koer on? Minu juures siin. Aukus praegu just. Siin maja ees. Ma ei tea, sina ei näe vist? Ma ei näe koera. Oota, kohe näed. Mis me ta nimeks paneme? Ütle mulle hea koera nimi. Kas Tões ja õiguses oli mõni koer? Kindlasti oli ju. Ma ei mäleta. Ma ei ole lugenud Tõde ja õigust. Kas keegi meie vaatajatest mäletab mõnda Tõe ja õiguse koera? Meil on hetkel näitab 10 vaatajat. Ma ei tea, kui paljud nendest on need erinevad korrad, kui ma ise läksin siia seda striimi kuulama. Mis me paneme koera nimeks? Palun kirjutage meile mõtteid. Kas äkki paneme Pastinaak?
kas see on hea koera nimi või? kas see ettepanek tuli chatist? Ei, chati pole keegi kirjutanud, ma kardan, et keegi ei vaata meid väga, vaata. kui keegi praegu kuuleb meid seal suures Twitchi avaruses, on teil mõtteid, mis me oma koera nimeks võiksime panna? Boonuspunktid, kui see on koera nimi tõesti õigusest. mis võiks olla Vargamäe Beni nimi? No võt, keegi ei vasta meile, ütle sina siis, Jim, ütle, mis on Vargamäe Beni nimi. Vargamäe Beni on päris hea nimi. nii pikka nime ei saa panna. Aga see nii pikka ei saa panna. Ma küsin meie peaprodutsendilt, mis võiks olla meie küsi ruttu, me ei saa mänguga edasi minna, aeg jookseb. Mis võiks olla meie koera nimi? Mis? Tracy? Tracy? Ei kõla nagu Vargamäe Beni. Rico Paul pakutakse. Okei, kuidas seda? Kas see Rico Rico Paul, C-ga. Ma panin K-ga. Ja kas lahku kirjutatuna? Mitte sidekriipsuga isegi. Lahku? Jah, okay. Rico Paul niimoodi, jah. Meie koera nimi on nüüd Rico Paul. 2 C-ga. Ma panin 1-ga. Me panime 1-ga juba. Jah. Näed. Paluks ideid kirjutada chatti siiski, mitte hõigata toast. nüüd meil on kuskil Rico Paul, ma ei tea, kus ta on. Ta oli siin nagu, aga nüüd enam ma ei näe. Korjame oma pastinaagid ära. Saame need maha müüa ja esimese tulu teenida. No nii, hakkame elama. Teised tuleb ära kasta nüüd veel. Ja siis võib-olla kohe täna ei pane uusi, saame terve põllu tühjaks ja siis me saame osta kogu raha eest, mis meil on uusi seemneid ja teha eriti suure põllu. Ma ei mäleta, mis see hea kevadvili oli, mis kõige rohkem kasumit teenib. Vist maasikas, aga maasikas on suve oma. Kevadel oli mingi teine. Kiri on ka tulnud. Kiri ütleb, et näed, et nüüd ongi need kivid ära võetud sealt, kus me enne üritasime koopasse minna, nüüd me saame minna koopasse. Lähme koopasse. Aga meil pole mõõka. Ma arvan, et seda saab sealt kuidagi, kui me sinna läheme. Oota, aga ma panen oma staffi ära, sest teda kogu staffi sinna küll kaasa pole vaja. Jah, ma panen ka ühe selle. Kuule, ma tahaks sepa juurest läbi käia, et saada aru, mis kivimi ma sain. Mul on ka kolm sepa kivi. Väga hea, lähme sepa juurest läbi. Käime sepa juurest läbi. Sest et ta vist kella 4 veel toimetab seal oma sepikojas. Nüüd hakkas kummitama see laul, see 5- puuluubi laul. Me pole narkomaanid, pole midagi teinud. Kleidid meie seljas on prügikasti leid. Kas sa vaatasid seda show'd ja värki ka siis eile? Me rääkisime sellest, et sa võib-olla vaatad, aga... Ma vaatasin ja minu ainus häda selle võidulauluga on see, et ma ei saa selle sõnadest aru 100%. Mitte nagu nende sõnade tähendusest, vaid ma lihtsalt nagu, ma ei kuule kõiki sõnu või ma ei saa aru, mida nad laulavad. Et nad eile muidugi karjusid päris kõvasti üle fono ka. Peaks guugeldama neid sõnu, et lõpuni aru saada, millest jutt käib. Ma olen guugeldanud. Siis jutusta mulle, kui sa viitsid. Mul peas ei ole. Ja ma ütlen ausalt, ega ma päris hästi ei saa aru kõigest, mis nad seal öelda tahavad. Näiteks see kleidid meie seljas on prügikasti leid. Ma eeldan, et see on viide millelegi, aga millele ma ei tea. Kuule, lähme korra siit ka. See on viide legendaarsele politseikroonika videole. Mis see on? Ma ei olegi see politseikroonika videoga tuttav. See on juba siuke video, mida inimesed vaatasid, ma ei tea...
niimoodi aastal 2011 või 2010 või noh, mingi sellest ajast. Ma siin õpin Günterit tundma, kes on siis meie linna raamatukogu pidaja ja juhtumisi ka siis linna muuseumi omanik. Et siin väikeses Stardew Valley külas või linnas või kuidas iganes ta on, Orus on raamatukogu ja linna muuseum on ühes hoones. Ja nüüd me saame hakata tooma siin Günterile annetusi muuseumile. Ma leidsin 2 kivi, vääriskivi, nii et ma annetasin need muuseumile. Jaa, ma katsun ka annetada siis. Katsu. Vaat, mis siin toimub? Abigail seisab uksel ees, ma ei saa minna sinna. Surudast läbi. See ei ole väga viisakas. Günter ei ole huvitatud nendest kivimitest, mis minu taskus on. Okei. Nii siis on. Kas me õhtu on käes, me vist lähme piilume korra sinna ikka, Koopa suu juurde. Pardid on nii väikesed, ei. Pardipoeg on väike, aga moonid on nii pikad. Ega ma mõtlen, mul peas ei ole need sõnad, aga mulle väga meeldib iga kord, kui on jälle see, kas sa saad siit ära kõblata need ussid? Ma ei märganud. Iga kord, kui on mingi Eesti laulu või Eurovisiooni asi, siis on hästi lahe vaadata sinna Twitterisse, sest Pixel Pets või Rainer Peterson ja Sten Koolman, oli vist Koolman, on ju? Nemad teevad seal sellist live jauramist ja seekord ka otsustasin ka mina siis teha Twitteris sellist live jauramist. Kuidas see jauramine läks? Ma tegin päris mitu nalja, kus ma tegin nalja ära, siis vaatasin, et Rainer Peterson tegi põhimõtteliselt sama sisuga tweeti ja siis mingi hetk tekkis juba frustratsioon, et mul pole ühtegi originaalset mõtet. Ma peaks lõpetama. Nii, näed, siin on Marlon, kes on mingisugune silmaklapiga mees, kes andis meile mõõgad. Yes, ma sain ka mõõga. See on roostes, aga vähemalt midagi, millega taguda. Muide, rääkides roostes mõõkadest, mis tundeid tekitab sinus see, et The Legend of Zelda Tears of the Kingdomis on kõik mõõgad roostes kogu aeg. See frustreerib, aga ma ei tea, kas sa oled sellest aru saanud, et kui sa oled leidnud selle mõõga mängus ühe korra selle juba... mõõkade mõõga või? Ei, lihtsalt, ma mõtlen, et ükskõik millise mõõga, et kui sa selle leiad, siis pärast seda ta hakkab tulema sinna nii-öelda maa all, ma ei teagi, kuidas seda paremini nimetada, vaata see osa sellest mängust, mis toimub nagu maa all. Kui sa sinna lähed, siis seal on kujud ja need kujud hoiavad käes terveid mõõkasid. Ja pärast seda, kui sa oled selle mängus selle mõõga esimest korda leidnud, siis sa saad seda leida tervena sealt nende kujude käest. Ise upgrade'ida, nii et ma olengi niimoodi teinud, et ma põhimõtteliselt, kui ma tunnen, et mul on mõõki puudu ja mõõka on juurde vaja, et siis ma lähen sinna allilma ja võtan sealt kuju käest uue mõõga. Mul on hästi, kuidas öelda, proosaline põhjus, miks ma seal allilmas ei ole väga tegutsenud veel. Ma mängisin seda mängu niivõrd eredates keskkondades kogu aeg, et kui ma sinna allilma läksin, siis ma ei näinud enam mitte midagi. Okay. Ja nüüd, kus mul on kodus kodukinosüsteem, nüüd, kus mul on selline ikka suur telekas, väga hea sellise väga hea ekraanitehnoloogiaga, kes on kuulanud meie podcasti osi, kus ma uhkeldan, kui vägev telekas mul on ja kus Ivo kadedusest naerab üle, et need teavad, et see on tõsine kodukinosüsteem ja selle kodukinosüsteemi abil
ma saan nüüd minna sinna allilma seiklema, nii et ootan põnevusega, et neid kujukesi kohata. Jaa, sest see on hästi oluline osa minu meelest selle mängu mehaanikast. Jess, me jõudsime 5. levelile, mis tähendab seda, et meil on nüüd lift avatud. Meil on nüüd lift. Aga mis sa arvad, kui läheks puhkama, sest et kell on väga palju juba? Lähme. Jaa. Meil on vaja farmingus saavutada level 1, meil vist veel ei ole, on ju? Vist ei ole, jah. Siis saab teha selle herne hirmutise, siis ei söö need kuradi ma mäletan, põllumajandusministeeriumil või oli see keskkonnaministeerium, kellegil oli mingisugune kohutav sõna selliste liikide jaoks, mis inimestele tüli tekitavad, need olid mingisugune ma mäleta, kas mingi tüüpi mingi siuke nagu tüütu liik või ma ei mäleta, mis see täpne sõna oli, see tundus mulle hästi ebaõiglane, aga näed, nüüd ma näen, kuidas see vares käib või harakas või ma ei tea, mis ta on, käib ja sööb ära meie toitu, meie saaki. Me peame hästi kiiresti minema, sest tundub, et... Tule lihtsalt... okei. Kus ma tulen? Kus sa oled? Ma oleksin tahtnud juhtida su tähelepanu sellele õnnetule küünlale, mis selle sauna... Ma panin selle küünla siia. Sina panid selle... Jaa! Ma tahtsin õdusamaks teha. See teeb selle sauna veel kuidagi närusemaks millegi. Ei, vastupidi, ma tahtsin, et see oleks ilusam. Et seal näeks pime. James, see oli sinu ja minu heaks tehtud. See ei hinda üldse minu panust meie õdusasse keskkonna loomust. No andeks, ma nüüd saan aru, et ma vist tegin sulle haiget. Jaa. Täna jälle sajab. Mõnus. Tahaks jääda tuppa ja mängida videomänge. Nii, Clint tuli rääkima. Ta ütleb, et me saame tema juures teha neid... või ühesõnaga ta andis meile sulatusahju joonised, et me saaksime omale sulatusahju teha üks hetk selleks, et siis seda toorest ore'i, kuidas ore eesti keelde tõlgitakse tavaliselt, see on siis maaki, et meil on vasemaak, et me saaksime sellest teha siis vase metalltükke. Ja kui me oleme piisavalt saanud head metalli, siis ta on nõus meie tööriistasid uuendama. Nii, no vat, Jim, meil on 2524 raha hetkel ja ma usun, et kui me need pastinaagid müüme maha täna, et me ei peagi neid siia kasti viskama, vaid läheme viime need otse poodi, et siis me saame poest päris palju seemneid osta. Sa ei hooli, sa sööd parasjagu jälle oma nuudli. Lähme. Ma olen kohe valmis liituma sinuga. Marlon on ka kirja saatnud. Kas sa lugesid? Hästi põgusalt. Ma tegelikult ei lugenud. Ütleb, et kui me nende limakollidega seal võitleme ja 10 tükki maha koksame, siis me saame liituda seiklejate gildiga. Kuule, see on väga hea diil. No nii, aga siis algab pastinaagi korje. Mu taskud on täis. Korjan nad siis ära. Aga me peaksime meile tegema ühe herne hirmutise, meil on selleks 50 puitu, 1 kivisüsi ja 20 fiibrit vaja. Et selle võiks ära teha. Sest siis meil ei sööda enam meie asju ära. Ma panen selle, leian sellele mingi hea koha. Jim, kus sa arvad, kus võiks olla meie herne hirmutis, kas ma võiks ta siia panna? Siia ümber teeme põllu. Meie kirstu. Võiks rohkem nagu keskel olla. Siin, kus ma seisan umbes enam vähem. Jaa, aga me teeme põllu suuremaks, ma arvan. Meil on nii palju raha, et osta. Aga kummale poole see põld laieneb? Mõlemale poole. Ma arvan. Või ma ei tea. Me võime ka panna tõesti ta siia. Mu sisetunne ütleb, et see on hea punkt. Okei, paneme siia. No nii. Lähme seemneid ostma. Huvitav, kas laupäeval on pood lahti? Ma loodan väga, et laupäeval on pood lahti. Muidu on ikka täitsa nagu nigel värk.
uni tuleb kohe peale. Pood on lahti. Me saame müüa maha. Meil on 3440 ja me peaksime nüüd ostma. Mida me ostame? Mida oli mõistlik kasvatada? Ei meenugi peast praegu. Kas see oli... Kale vist äkki oli või? Miks mitte? Kasvatame natuke kalekapsast. Ma kuidagi mäletan midagi muud. Ma pean korra guugeldama. Ivo, kas me tõesti hakkame min-maxima siin? Täiega kas me ei peame ju. naudigi lihtsalt rahulikku elu maal? Ma lihtsalt, ma olen nagu... okei. Ja, oligi tõesti maasikad, aga cauliflower on ka mõistlik. Teeme siis caulifloweri põllu. Meil on 43 caulifloweri seemet. Me peame tegema suure põllu. Kas sa liitud minuga? Igatahes. Nii, 43. Me peame mõtlema, kuhu see ära mahub. Kui suure põllu me peame tegema. Mul on ka ettepanek sulle. Vaata sinu see suur soov asju kirvega lüüa. Vaata, siin on üks taim, mis ei ole kuhugi kasvamisega jõudnud. Äkki sa lööd selle siit minema? Tõesti või? Jaa, sest siis me saame vähemalt nagu... Vaata, see praegune olukord häirib mu sellist nagu ühtset meelt, et see oleks siuke ilus ja harmooniline põld. Ja see ei aita siin. Võtame ta ära. Okei. No parem ta piinad lõpetada kiirelt, kui et jääda siin süümekate pärast venitama, on ju. Okei, kõik, nii. Läinud. Maha selle taime. Väga hea. Kuule, aga loendame nüüd üle, kuhu me paneme 43, kui palju see põllu suurus, hetkel on see 1, 2, 3, oota nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 korda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 korda 7, see on siis 63, on või? Oleme õigel teel. Minu meelest. Võimalik. Ma üldse ei suuda enam nagu peast arvutada, see on probleem. 1 korda 7 on 63 tõesti. Ja siis tegelikult see praegune põld ongi piisavalt suur, et siia panna. Kõik 43 seemet maha. Vaata, kui koledasti ma nad panin. Miks ma nii tegin? Ma arvasin, et mul on piisavalt, et kõik täis panna, aga ei olnud ju. Ma olen nii rumal. Päris häiriv. Ma olen nii rumal. Täiesti perses. Sorry, siin, ma ei tea, kas siin tohib ropendada. Väga jama. Mis me siis teeme? No las ta müüme maha. Müüme oma talu maha. Las ta kasvab. Müüme talu maha. Me oleme juba 1,5 tundi striiminud, me oleme päris kõvad mehed. Mis meie tänane plaan on? Kell on tegelikult õhtus juba päev. Me võiksime käia kalal. Lähme käime kalal. Ja mis oleks, kui homme läheks siis otsejoones sinna koopasse, et natukene veel seigelda? Et teeme 2 päeva veel või? Ma vaikselt hakkab tunne tekkima, et ma peaks ka mingi hetkel natukene, ma ei tea, sööma, jooma. Teeme 2 päeva veel. Kas me arvestame praegust käimasolevat päeva ka nende sekka? Ma usun küll. See, okay, ma unustasin nii et tulemas on viimane päev.
ja homme on viimane, aga täna lähme kalale. Kas sa tahad püüda jõekala või merekala või järvekala? Jõekala. Siis lähmegi õiget teed hetkel. Siin vist peaks olema jõekala. Vähemasti siin on kindlalt jõekala. Tulen siia vastaskaldale. Ma olen puu taga peidus, mida ei ole näha. Ma tulen sulle kõrvale, siis me näeme mõlemad üksteist. Ja streamis on ka näha. Nii rahustav kuidagi. Jälle tekib tuju laulda. Mul on kuidagi kadunud ära nüüd see esmane peataolek. Et nüüd on jälle siuke tunne, et kõik on okei. Me võime lihtsalt elada siin oma elu. Midagi ei saa minna liiga valesti. Ma üritan nüüd aaret kätte saada koos kalaga. See on hästi põnev alati, kui kalaga koos on võimalik saada ka mingi aare sealt vee seest. Aga seal peab natukene mul miskipärast kalastades ma õudselt tahan laulda. Mul kohe peas hakkab käima. Me pole narkomaanid, pole midagi teinud. Kleidid meie seljas on prügikasti leid. Politsei kroonika ja tänaval on reid. Mis seal refräänis lauldakse, et kuula ära, sa kuula ära. Kuula seda. Kuula. Ja siis mis saab? Ma ei tea, ma ei mäleta. Okei. Seal on midagi kuula seda, something kuula seda, ase kottvi ära. See on nagu see viide nendele narkootikumidele, millest ma midagi ei tea. No vaat see on üks lause, millest ma ei saa aru, kui ma laulu kuulan. Jällegi, mitte sellepärast, et ma ei saa tähendusest aru, vaid ma lihtsalt ei saa diktsioonist aru. Seal on, siis peaks tulema umbes mingi siuke lain, nagu ma ei tea narkootikume, limpsi tean ja siidrit. Vahet ma ei oska teha vitamiinil, spiidil. Peaks vaatama need sõnad ette endale, siis ma oskaks nagu teadlikumalt rääkida. Hetkel ma tunnen, et ma koban pimedas. Meil hakkab pimedaks minema juba. Kuuldavasti oli viipekeelne tõlge olnud täielik rock and roll, eriti selle võiduloo ajal. Jaa, oli küll. Üks inimene sotsiaalmeedias avaldas soovi ja lootust, et ehk saab kuidagi selle mehega saata koos võidubändiga Eurolavale või vähemalt ekraanile paigutada teda. Need sõnad on niimoodi, et me pole narkomaanid, pole midagi teinud, kleidid meie seljas on prügikasti leid, politsei kroonika ja suvilas on reid, ainus kott, mis laual on roheline leis. Ja kui teinekord seda korratakse, siis on vormismehed külas on mul väga okei, siis selle roheline leis asemel. Sellel lool on üks siuke hästi halb kõrvalmõju, et iga kord, kui ma seda kuulan, tekib mul isu süüa rohelist leisi. Mis on täiesti geniaalne. See on kõige turvalisem ja ohutum kõrvalmõju, mis selle laulu kuulamisega võib kaasneda. Ja refrään on niimoodi, et kuula nüüd seda, saab huugama ära. Ma ei saa kala püüda ja sõnu lugeda samaaegselt, sellepärast, et üks kahest läheb sassi. Ma püüan kala ära, siis ma kohe vaatan jälle sõnu. Saab kala kätte. Yes, sai kala kätte. Kuula nüüd seda, saab huugama ära. Meid kuulda on täna ase kottvi ära. Ma ei tea narkootikume, limpse tean ja siidrit. Vahet ma ei suudaks teha vitamiinil, spiidil. No nii. Ja siis teine salm on pilvikud ja šampinjonid. Kus on teie niidid? Käivitate minu keha nagu köögipliidi. Pardikesed väikesed, kuid moonid on nii pikad. Ja, ma katkestan.
nii. siin, vabandust, me peame minema koju, sest et muidu me lihtsalt kukume väsimusest kokku. Jaa, jookseme koju. Ja mul on taskud kalu täis, nii et kusjuures see tundub väga ebahügieeniline. Mõtle, kui käikski niimoodi kalal, et paned oma tunkede taskutesse kalad, mis sa kinni oled püüdnud. No sul on tunked, mul on teksad jalas, ma saan aru. Võib-olla ärkad üles ka. Ja, see on tõesti väga halb. Nii, ma müün kalad maha ka. Okei, no ma ka, kui kell on juba 1 läbi, mis siin enam. Jaa. Ja ma sain ka kala sööta, nii et panen selle meie ühisesse kirstu. Aardelaekasse. Jaa. No nii, hea tööd. Hea tööd. Meil see hommikune planeerimine, õhtune debrief ei tule kuidagi välja, aga ehk polegi vaja. Katsume viimasel päeval teha nii hommikuse koosoleku kui ka õhtuse debriefi. 1125 kulda saime tänase päevaga. See on päris hea. Kuule, ja tore on ka see, et algamas on kevade 7. päev. Me oleme täpselt nädal aega siis siin Vargamäe talus toimetanud. Mis tunne sul on, Ivo, esimese nädala täitumisel? Tead, hea tunne on. Ma tunnen, et me oleme leidnud oma väikese rütmi, oma flow, võiks öelda. Ma tunnen, et meie esimene saak oli edukas. Ma tunnen, et meie teine põld on endiselt kole. Aga sellest annab ainult õppida. Ja eks see ühesõnaga mina olen süüdi, et see kole on. Ei, me ei pea siin hakkama süüdlast otsima üldse. See ei ole vajalik. See ei ole see, milleks Stardew Valley'sse kolitakse üldse, et keegi saaks hakata näpuga näitama ja süüdlast. Aga see on see, miks Vargamäele kolitakse? Seda küll, jah, samas. Kas lähme koopasse? Lähme koopasse. Ma panen siis vikati ära, et mul mahuks rohkem vääriskive taskusse. Mõõk ja vikat on selles mõttes ära vahetatavad, et mõõgaga, ütleme, kui sa vikatiga nii-öelda lööd, siis sa ei kaota energiat, teiste tööriistadega löömine kaotab energiat ja mõõgaga samamoodi ei kaota energiat. Nii et tavaliselt, kui sa ringi käid, on kõige kasulikum hoida käes kas vikatit või mõõka. Muidu sa teed seda kogemata, annad kellelegi kirvega ja piinlik on ja lisaks sellele kaotad ka energiat. Nii. Aga Stardew Valley'st veel rääkides, niimoodi üldisemalt lahe on ka see, kuidas see mäng elab oma elu muudkui edasi ja see mäng ka saab siiamaani update'e. Sest et mis aastal Stardew Valley üldse välja tuli, on sul peas? Ei ole. Ma ütlen, et ma ise mängisin seda kindlasti juba aastal 2017 vist oli nii. Ja ma ei olnud nagu esimesena selle rongi peal. Nii et vabalt võib olla, et see mäng on varsti juba 10 aastat vana, aga endiselt areneb edasi ja saab põnevaid uuendusi ja endiselt püsib erinevates mängu edetabelite tippudes ka. See on väga-väga haruldane saavutus ühele indie-mängule. Mis on endiselt põhimõtteliselt ühe inimese poolt arenduses. Ja ilmselt öelda, et põhimõtteliselt on võib-olla natuke õiglasem, kui et see on täiesti ühe inimese tehtud, sest inimene ei saa kunagi, või saab, aga ütleme, et üldiselt on videomängud ikkagi üdini kollektiivne kunst ja päris üksi ei tee keegi väga suuri tegusid. Aga jah, ühesõnaga selle mängu eesotsas on siis Concerned Ape nimeline mänguarendaja, kellel on nüüd varsti välja tulemas uus mäng siis lõpuks, mille pealkiri on Haunted Chocolaterie või midagi sellist. Või Chocolatier või kuidas see oli? Chocolaterie vist, ma ei tea. Okei.
üks nendest. Ja sellest mängust ei ole väga palju teada, sest et Concerned Ape ka ei taha, et inimesed liiga palju teaksid enne kui ta on valmis jagama seda kõike. Mis selle tüübi päris nimi oli? Kas see oli Eric Barone või? Ma ei teagi, ma ei ole uurinud. Aga kindel on see, et huvi selle uue mängu vastu saab olema väga suur, kui see lõpuks välja tuleb, sest et Stardew Valley mängijaid on üle maailma ikka väga palju. Ja vaadates kas või seda, kuidas Animal Crossing, viimane Animal Crossing, mis on samuti selline life sim või elusimulaator, et ta on nagu žanri poolest võib-olla samas kategoorias Stardew Valley'ga ja pandeemia ajal lõi tohutult laineid ja sai selliseks popkultuuri meemiks, siis Stardew Valley näiteks hakkab juba pille kokku pakkima vaikselt, et sinna enam ei tehta update'e, kuulsin mina viimati. Ja tegu on ju Nintendo mänguga, Nintendo on tõeline mängutööstuse titaan, aga ometi nad ei näe mõtet panna nüüd veel ressursse selle mängu elus hoidmisele, mis on, et see on huvitav, et selles võrdluses on väga huvitav, et Concerned Ape on ikkagi järjepidevalt Stardew Valley't edasi arendanud ja värskena hoidnud. Kusjuures huvitav on ka see, et pikalt räägiti, et praegu on tulemas update numbriga 1,6. Et pikalt on räägitud, et see 1,6 tuleb selline quality of life update, et väga mängu sisu juurde ei looda, aga nüüd viimane asi, mis ma kuulsin, et tegelikult tuleb ka sisu juurde. Aha. Nii et selles mõttes väga, väga äge. No nii, me saime korralikud nahksaapad. Need peaks kohe jalga panema. Ja mul tekkis ka kohe kihk, kohe jalga proovida. Ja ongi õige number. Oligi õige number. Kust neid sai jalga panna? Kust sai jalga panna? Ma ei tea, ma tegin midagi intuitiivselt ja siis ma sain need endale jalga panna. Kui ma peaksin sulle seletama, mida ma täpselt tegin, siis ma jääksin hätta. Ma nüüd leidsin selle üles, õige, nad on siin. Kui vastiku põrin, aga see lendal tegelane on. Seda on väga vastik kuulata kõrvalapidest. Aga jah, Ivo, ühesõnaga me hakkame vaikselt jõudma, me olemegi jõudnud siia pärastlõunasesse aega oma 7. kevadpäeval. Mis sa arvad, mida meie järgmised peatükid üldse võiksid tuua selles meie tõe ja õiguse saagas? See on hea küsimus. Mul on ka nagu küsimus selles osas, et kuidas me sellega edasi läheme, et kas me leiame sellele streamile mingi sellise aja, kus rohkem inimesi võib-olla saavad kuulama tulla või vaatama tulla. Me peaksime sellega midagi sellist nii-öelda asjalikku tegema, mul on siuke tunne. Mul hakkab nii tervis kui energia otsa saama, mul on tunne, et ma pean minema koju. Kuidas sul on? Korrusel me oleme, 11. või? Jaa. Okei, siis vist ei vea välja, me vist ei jõua päris 15. välja. Kui sina kui sul on energiat ja toitu ja viitsid nagu meid vedada, siis ma saaks hakkama, aga mul on jah mul otsas. Mul hakkab ka otsa saama energia. Nii et lähme parem tagasi. Aga jah, et vaatajatele, kes ei pannud tähele, võib-olla siis siin koobastes kehtib selline seaduspära, et kui oled 5 korrust allapoole jõudnud seal koopas, siis avanevad uued lifti uksed ja seni, kuni sa pole jõudnud 5 korrust allapoole, pead sa jooksma pead sa redeleid kasutama, et allapoole minna, nii et need liftid on siis natukene nagu sellised checkpointid, kontrollpunktid, kuhu
kust maalt siis on võimalik järgmine kord koopasse sisenedes oma seiklust jätkata. Kas me käsitleme kivisütt ka kui sellist ehitusmaterjali? Ma ütleks, et see on ka ressurss, et seda me peaks vist koguma. Ma vaatan, kas siin on mingit stuffi, mida ära müüa. Me peaksime mingeid asju Günterile viima, mul on siuke tunne. Aga täna me ei jõua enam Günteri juurde, ma kardan. Täna ta on jah vist juba lõpetanud oma päeva. Ma leidsin ka ühe maakristalli, mille ma hea meelega annaksin Günterile. Aga tundub, et me oleme tänaseks nagu suuresti siin asjad kokku tõmmanud. Võib-olla veel üks väike pubikäik. Lähme pubisse. Kas me putukaliha käsitleme kui ressurssi, mida me tahame koguda? Mõtlen, mille jaoks seda putukalihaga sai midagi teha? Aga ma vist väga ise ei ole seda kasutada. Mingisuguse... Praegu võib vist ära mingi. Kas selle seene kasvuhoone või midagi sellist, aga... Ma usun, et võib ära minna. Okei, ma müün maha. Ja säpp, ehk siis, kas säpp on vaik või midagi sellist või? Seda on vahel vaja, selle võib alles või. Seda kogume ka. Ja lähebki pimedaks juba, näed. Täna on nii päikeseline ilus väljas. Ma sain noa, mis on asi, mida ma pole kunagi näinud siin mängus. Carving knife. Kas sulle on see tuttav tööriist? Ei ole. Aga see on vist artefakt. See ei olegi tööriist. Ei, aga sellega saab damage'it isegi ka teha. Näitab, et... siis ta on nagu relv, mitte artefakt. Väga huvitav igatahes. Ma ei ole kunagi leidnud sellist asja siin mängus. No nii, pubisse. Kes siin veel tundmatu on? Kas ma sinuga olen rääkinud? Ei ole. Või tähendab, olen vist küll juba. Ma räägin selle tõreda noormehega, kes kunagi ei taha muga rääkida. Ta nimi on Shane. Ta praegu ka ütles väga inetult mulle. Ta lihtsalt seisab kamina kõrval ja kui ma teda teretasin, siis ütles, et mul on tegemist, kas sa ei näe siis või? Nii et ma ei tea, miks ma üldse pingutan. Kas meil täna on õlle jaoks raha? On küll, aga see on päris kallis ja ma ei ole kindel, et me peaks teda niisama ostma või lubame endale mõlemad ühe õlle? Lubame endale ikka, kuule, selles mõttes, et me oleme nüüd siin edukalt üle elanud esimese nädala Vargamäel. Nüüd on aeg juua purju ennast ja minna ja hakata kaklema kõrtsus, sest et minu arust nii see käis tões ja õiguses. Ja siis lööme kokku ka, kui sa oled ära ostnud. Minul on ostetud. Nii, ma katsun siis ka oma õlle kätte saada. Nii, sain kätte. Nii, aga 1, 2, 3 ja tervist. Ja, niimoodi või? Jah. Miks sa mulle vastu ei tule? Oota, ma tulen vastu ka. 1, 2, 3, Yes. Oota, proovime korra veel. 1, 2 ja 3. Peaaegu. No enam-vähem. Nii. Joome ära. Ja põhjani. Kuidas see joomine käib? Hit the spot. Sa kasutad seda nagu relva või nagu tööriista. Hiireklõps. No nii. Põhjani. Okei. Yeah. Yeah. No võt, siuke päev oli täna. No aga siis aeg on minna magama. Aeg on minna magama. Õlu sees. Mul on siin isegi märge, et ma olen natuke švipsis. Ka minul. Ma vilgun. Enam ei vilgu, aga vilkusin. Nii. Ja lähme siis tuttu ära. Ma olen nõus minema sauna täna. No mine sauna. Aga head ööd, Ivo. Hästi vahva. Esimene nädal Vargamäel oli. Oli. Ma leidsin koeraga üles, ta magab siin minu juures. Ma tegin talle pai. Kõigile, kes meid täna vaatasid, jälgisid, kes meile kaasa elasid, aitäh teile. Loodame, et teil on... soovime teile mõnusat päeva jätku
ja võib lugeda õnnestunuks ikkagi selle rabeda ja natuke ebaleva esimese võib vist striimi. küll, jah, võib vist küll. Et nüüd me saime oma süsteemid ilusti käima lükatud ja me juba tunneme ennast enesekindlamalt. Nii et hõikame varsti välja ilmselt siis järgmise kuupäeva, me üritame aru saada, et millal on inimestel mugavam meiega kaasa tulla Vargamäele. Ja siis lihtsalt hakkame vaikselt niimoodi elama, hakkame elama maal. Teeme tööd ja nii nagu meie esivanemad seda tegid. püüame leida siis armastust. Just. Kui teed tööd, siis tuleb ka armastus, vist ma sain aru. Siis, ainult siis tulebki. Sa pead päeva ära lõpetama, hetkel näitab. Ma ootan sinu järgi. No nii. Hästi. Aga siis... aitäh teile, kes vaatasid, kes kuulasid ja järgmise korrani. Järgmise korrani ja saatku teid viljaõnn. Jah, saatku teid viljaõnn.